Luuna võtab enda lamba vist ära. Jaa. Siis paneb sellele Ära. hambaldile. Jaa, õiget liigub. Ma vaatan, mis tuli ära. Nii, nüüd on 2 päeva möödas ja proovime uuesti, kas tuleb hammas ära. Sa pead lükkama, liigutama hästi palju, mäletad, keerama ja... Terav oli või? Mis on? Emotsioonid käivad üle, jah? Mida? Et palju emotsioone on, jah? Luuna. Et see ei ole kurb, vaid sa oled elevil, jah? Mis sa vahepeal teed siin? Nii, nüüd proovime. Luuna ütles, et tal juba täitsa lahti on. Pidi. Võta ära. Ma jäin nii nutta. See on nii armas. Sa oled nii õnnelik või? Tibu, ma tulen endal, mis sa oled silma. Ma olen nii õnnelik. Ole see. Küber. Tuleb ära. Tuleb. Kiireta, see kiire nii valus on ju. Tuligi! Oi, tubli oled! Jee, said hakkama! Luuna on nii rõõmus. Oi, verd tuleb, issi särgile! Sa oled rõõmus, jah? Saidki hakkama, tubli oled! Mitte hammast! Jee! Niimoodi. Ja vaata peeglist. Noh. Tuligi ära! Näita! Oi, kui armas sa nüüd välja. Näita. Uks sees ju. On jah. Kas uut hammast on ka näha sealt tagant või? Veel ei ole. On või? Jaa, vaata. On juba kasvama hakkab See või? surubki sul selle hamba sees välja. Tubli oled! Näita Noolale ka. Jee, Luuna sai hakkama. Nii maitsev. Teised lebassi. Nii nunnult kõrval. Mis teed? Mis sa teed? Nunnu. Nunnu. Abu. Mis nali on? Minu musike. Olen minu jalgassa. Minu musi. Musi. Meil on täna pühapäev, pannukapäev. Nussa sai ka. Nussa sai, noored teeb Nutella kohta nussa sai. Või no meil on see nussa, me alati Nutellat ei osta, aga vahepeal on nussa, siis mina olen ikka väiksest saati veennud nussa. Siin ma neid siis teen, minipannkoke, kohe on kõik, mis on ka sööma hakata. Meil on täna kartulivõtt. Need ju ka siin.
traktor. Vaadake, kui huvitavalt see traktor neid kartuleid üles võtab. Ta nagu pudistab seda kartulit pinnale, et sa ei pea alt enam otsima ühtegi kartulit üles. Seal jääb veits kinni vist. Vanema kabis. Kas sina oled kõige suurem abiline või? Okei. Sina oled tead kõige suurem abiline hoopis. Ossa, nii suur kartul. Neid on kõige suurem abiline, siis tema on nii armsalt nõus siin istuma. Ja aitab mul tööd teha. Kus sa lähed? Nitu! Kus sa oled? Pall. Nii kaua! Jee! Peab sõrmi suu või? Ajustist ei tohi nüüd ju. Sa surud liiga kõvasti. Noh. Teevad niimoodi, et Luuna keerab Toni pead ja siis Toni keerab. Nagu Luuna juhib pea kaudu. Ma alguses nii naersin, see kuidagi nii naljakas. Kui hästi järsku keerab, siis Toni mingi näevad, et kiiresti keerab ise ka. Kus sa sõidad? Mida sa tegid? Ära võtta ära, Noore. Kes oled? Tšau, Mitu. Nii, ma nüüd panin kokku sellise video, kus oli hästi palju tavalisi klippe, mis ma olen telefoniga filminud nagu õigetpidi. Et ma loodan, et väga ei häiri teid, aga ma tahan ikka neid klippe sisse jätta, sellepärast et no kui mul peaks midagi kunagi juhtuma telefoniga või üldse arvutist, ütleme, et kõik mu failid ja videod ja pildid kaovad ära, siis mul on vähemalt mingidki sellised videoklipid alles YouTube'is, et ma saaks meenutada, mis need huvitavad nagu tavalised hetked elus olid. Kas ma ka vlogin, et kunagi oleks hea vaadata. Kõik on nagu ühte videoklippi kokku pandud, et siis on nagu parem vaadata, kui hakata kuskilt arvutist otsima mingi. Aga ajaliselt on möödas päris pikk aeg. Isegi umbes mingi 2 kuud või 1,5 kuud. Viimase klipi ja praeguse vahel. Netu juustest on ka ilmselt näha. Need on palju pikemad need kui viimastes klippides. Et ja nüüd tuli suureks kasvanud. Veel ei kõnni. Aga noh, väga hea tasakaal on juba ja väga hästi saab ise hakkama, ei ole kukkunud enam üldse juba päris pikka aega. Ja ta sai nüüd 8-kuuseks. Teised lapsed mul hakkasid selles vanuses tõusma ja selliseid asju tegema, et Netu nüüd juba on seal maal, et ta ju oskab juba seda teha niimoodi, et ta ei kuku ja ta saab üksi täiesti hakkama. Ma ei pea enam muretsema, et ta kukub ja silma peal hoidma. Aga Netuke on praegu haigeks jäänud. Tal on nii vastik köha ja nuhu.
Toni oli haige ja Luna oli haige ja nüüd on Noora veel haige. No Noora enam ei ole, aga ta vahepeal öösel ikka köhatab, et nüüd on sünnipäevad tulemas. Minul tuleb varsti sünnipäev ja siis tuleb ka Lunal kohe järgi. Et no selles suhtes on hea, et nad praegu on haiged ära, et ilmselt siis sünnipäeval ei ole keegi haige, mina pole veel haige olnud. Kõik teised on olnud ja siis ma nüüd kordangi, et pärast sünnipäevaks ma olen haigeks. Mul on plaan teha see aasta sünnipäev suurelt, sellepärast ma saan ikkagi 30. Et seda võiks nagu tähistada korralikumalt. Võtsingi majutuse, kutsusin kõik sõbrannad kohale ja jah. Aga praegu on maja ees meil ehitus, nagu te näete, seal on tellingud püsti, need töömehed akna taga. Meil nüüd sujustatakse fassaadi ära. Lõpuks 6 aastat läks aega, et sinnani jõuda. Aga lõpuks saame fassaadi soojaks ja ilusaks ja siis saame siin soojas elada, et ei oleks ennast külmetamist, kuigi hetkel on nagu megakülm. Siin olid oktoobri alguses olid suured tuuled, tormid ja sellega olid need elektrikatkestused, mille tõttu meil läks õhksoojuspump katki. Ja ei ole nagu odavlõbu. Õnneks meil on kodukindlustus ja see ilmselt ikkagi korrab selle. Et praegu Toni helistaski 3 nädalat on möödas sellest, kui me saatsime selle kahjuavalduse. Ja Toni täna helistas, et kas te saaksite kuidagi juba sellega tegeleda, sest et meil on nii külm, 3 väikest last külmetavad siin, meil ei küta nagu ahjuga üksi, me ei küta seda nagu ridakat ära. Kütame 2 korda päevas ja öösel on ikka nii külm. Ühesõnaga, nad ütlesid ja, et kuna see on ikkagi õhksoojuspump ja noh, see on tegelikult suht põhikütte, sest et see hoidis nagu temperatuuri ja siis ahjuga kütsime nagu lisaks, et me hoidsime õhksoojuspumpa muidu kogu aeg sees põhjas. See on nii halb soojustus, vaat siin ei olnudki mitte midagi, on tuhablokk ja krohv on peal nagu majal, et see ei hoia sooja ju. Ja siis kindlustus ütles, et okei, kui on selline seis, siis nad üritavad nagu mitte eelisjärjekorras, vaid nagu juba kiiremini tegeleda sellega, sest et neid kahjuavaldusi praegu on nii palju, kuna oligi see torm ja ikka arvan, et väga paljudel inimestel läks midagi katki. Aga armas, et nad on nagu nõus nagu kiiremini tegelema sellega, sest et see ei ole nagu jah, mingi tavaline asi, et ala, ma ei tea, keidukann läks katki, vaata. et see on nagu ikkagi kurb teema, kui me siin nii külma. Ma magasin täna öösel 2 paksu tekiga, pluss mul oli see bluus seljas. No siis ma imetan vaata öösel ja ma ei saa tekki nagu endale mingi kaelani tõmmata, sest et peab see ülakeha pajas olema, muidu mul laps on teki all. Et siis jah, ma panin bluusi selgeks, mul oli nii külm. Õudne, ma loodan, et lõpuks saavad need külmapiinad läbi, et ma olen nagu loomu poolest ka pigem selline külmavares, et mulle nii mõjub see külm nagu väga halvasti. Õnnetu, räägi, kuidas sinul läheb. Ai, Soovi tuleb ka kohe, ütleb sõna sekka. Netukene, oi, kohe kiusama Soovit. Netu on meil ilma hammasteta ikka veel, aga ma nüüd nädal aega umbes olen kuidagi nüüd nädal aega olen tal tundnud seda muhku alumisel real, et nagu 1 hamba muhk oleks püsti, aga ma ei tea, sealt ei ole ikka veel hammas välja tulnud. Aga eks tuleb, kuna tuleb. Kiiret ei ole nende hammastega, on ju. Nooral tuli ka 8,5 kuuselt, et Neetur võib vabalt tulla samal ajal või veel hiljem. Aga vaadake, kui hästi ta juba seisab siin 1 käega lebolt, ei ole probleemi, see tuleb püsti, see tuleb maha, istub, teeb kõike. Et nüüd on veel jäänud järgi see, et ta hakkaks nüüd kõndima. Aga ega ta ei taha väga seista, selles suhtes, kui ma panen ta nagu diivani najale või hoian kätes, siis ta pigem tahab ikka istuma minna tagasi. Kiisu! Kiisu! Tegime vahepeal perega pilte, nii nunnud said, söögispildid, lasin välja, aga seinale pole veel jõudnud panna, tahame siia panna. Et me mõtleme, ma pole nagu viitsin väga tegeleda sellega, et nad sobivad praegu siia ka. Ja Luna tuli veel teine hammas ka ülevalt ära, et nüüd ta oli tükk aega hambutusid ülevalt, mitte tükk aega, sest ta suht kohe juba hambad hakkasid sealt nagu kasvama, et kui see beebihammas nagu eest ära tuli, siis oli kohe jäävammast näha ka. Et nüüdseks on tal juba 1 hammas, ma olen mingi 3/4 välja kasvanud ja teine natuke vähem.
nii äge oli see tema reaktsioon, kui õnnelik ta oli, et tal esimene hammas ära, mitte esimene, vaid no tegelikult see on 3, aga põhimõtteliselt aastase vahega, tal alumised on ära vahetunud, 2 tükki siin keskel. Ja siis nüüd tulidki ülemised, et siis ta nagu enam ei mäletanud seda tunnet, et mis on nagu siis, kui hammas ära tuleb või logiseb ja nii. Et kui ta teine hammas ära tuli, siis ta hakkas ka nutma, mis oli ka nagu nii armas, et ta nii nagu elas sisse sellele. Aga selleks korraks on kõik. Loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis, võite thumbs up panna ning näeme jälle järgmises videos. Tšau!